Oleme märganud nii palju animatsioonivigu Blue'is ja täna vaatame need kõik üle. Näiteks episoodis Vanaemad, kui Janet ja Rita kööki sisenevad, pole ahju käepidemel midagi, aga vaid mõne kaadri pärast ilmub sinna maagiliselt rätik. Samuti on selles stseenis põrandal 6 purki, aga kui kaamera liigub Bingolt Chili peale, näeme, kuidas Chili korjab purke üles. Aga viga on selles, et põrandal on 6 purki ja Chili käes 2 purki, kokku 8. Kuid enne olid põrandal ainult 6 purki. Kust need 2 lisapurki tulid? Episoodis Nädalavahetus, kui Bluey ja Bingo maadlevad Banditiga, märkasime mitmeid vigu. Näiteks selles stseenis kaotab Bingo korraks ühe oma silma. Ja selles kaadris tunduvad Bingo jalad ebatavaliselt pikad ning siin on tema käed ebatavaliselt pikad. Hiljem mängivad hiilerid rollimängu, kus Bingo teeskleb, et on kuju. Ja kui ta jookseb diivani poole, näeme selle lähedal 3 mänguasja. Auto, kaisuloom ja tennisepall. Kuid vaid mõni kaader hiljem, kui bändid tuleb Bingot üles võtma, on mänguauto kadunud. Ja samuti muudab tennisepall oma asukohta. Ja see pole veel kõik. Kui Bingo jookseb majast välja ja muutub kujuks, näeme, et ta selg on maja poole. Aga kui näeme sama stseeni teisest nurgast, seisab Bingo nüüd majaga külge ees. Osas TV-pood näevad Bluey ja Bingo turvakaamera kaudu terriereid ning märkame, et ka terrieri ema on seal. Vaatame mõningaid huulepulki. Keskendume nüüd neile 3 huulepulgale siin. Nagu näeme, on need kõik roosad. Aga viga on selles, et kui stseen nende peale lülitub, on üks huulepulkadest nüüd punane, kuigi enne olid kõik 3 roosad. Nagu me nüüdseks teame, on bändid juustega seotud animatsioonivigade ohver. Ja episoodis Haldjad kannatab ta taas juuste kaotuse all. Siin mängivad hiilerid kujutlusmängu, kus bändid üritab haldjaid, et nad teeksid, mis suudavad. Selle tulemusena on Bingo nüüd tardunud, sõrmed ninas. Bluey paneb kogu süü bänditile ja oma vea parandamiseks hakkab bändid postkasti ümber Iiri tantsu tantsima. Kohe pärast seda, kui ta Bingo sülle võtab, kaob karv tema silmade kohalt. Ja see pole veel kõik. Kui ta tantsib Bingo süles, riivab Bingo bänditi nina. Peame ütlema, et animaatorid peaksid bänditit nende vigadega rahule jätma. Episoodis Rand lõbutseb Bluey hüpates üle Chili jalajälgede liivas. Kui me vaatame jalajälgi ülevalt, on nende vahel vahe. Aga kui Bluey hüppab otse sinna vahele, ei jäta ta ise oma jalajälge. Järgmine viga on leitav episoodis Pruun karu. Episoodi alguses mängivad Bluey ja Bingo Play-Doh'ga. Ja kui sa vaatad nende selja taha, näeme kappi, mille peal on lillepott. Nüüd vaata lillepotti asukohta. See asub paremal pool kapi ääre lähedal. Aga viga seisneb selles, et kui stseen liigub Banditi ja Chili juurde, näeme kappi teise nurga alt. Kuid vaata lillepoti asukohta. See on nüüd liikunud vasakule poole, kuigi enne oli see paremal. Episoodis Liblikad mängivad Bluey, Bingo ja Judo lõbusat mängu. Ja pärast väikest vahejuhtumit, mis episoodis juhtub, eriti Judo ja Bingo vahel, lepivad nad ära ja jätkavad mängimist. Nüüd tahavad 3 kutsikat olla inimesed ja keegi neist ei taha teeselda Liblikat, nii et nad mõtlevad, keda nad võiksid jahtida. Just sel hetkel, kui nad kuulevad vaest bänditit ümisedes pesu maha võtmas. Kui sa peatad täpselt siis, kui bändit on kutsikate grupi poolt täiesti hävitatud, märkad, et tegelane muutub täiesti väänatuks ja äratundmatuks. Näiteks pane tähele, et tema käsi läheb otse põsele, mis on väga veider. Vaene bändit. Ta näib olevat kõigi ohver, isegi selle saate animaatorite. Veel üks naljakas viga on episoodis nimega Lammas lambakoer, kus bändit teeskleb lammast. Bingo tahab lambale maitsvat rohtu anda. Kui lammas sööb rohtu Bingo käest, vaata tema kätt hoolikalt. Tundub, et lammas sõi ka tema käe ära. See lihtsalt kaob ära. Osas kaasaost, kui bändit läheb restorani kontrollima, kas toit on valmis, mängivad tüdrukud väljas edasi, justkui oleksid nad omaenda restoranis. Viga seisneb selles, et ühel hetkel sööb Bingo vürtsikat toitu, mille bändit sinna jättis, ja kui bändit tagasi õue tuleb, sülitab Bingo tulise toidu oma suust otse vaese bänditi näole. Pane tähele, et kui ta seda teeb, pöörab bändit oma näo küljele ja me näeme, et mõlemad tema näopooled saavad mustaks. Siis pühib ta oma nägu käsivarrega ja nüüd on tema nägu täiesti puhas. Aga kuidas see võimalik on, kui tema 2 näopoole vahel on koon, mis takistab tal mõlemad pead külge korraga pühkimast? Osas perekoosolek süüdistab Bluey bänditit selles, et ta peeretas talle näkku ja algatab perearutelu, et tõde välja selgitada. Ilmnevad vastuolulised ütlused ja tõendid.
kuid lõpuks selgub tõde, mis viib vabanduseni. See naljakas lugu sisaldab ka üht humoorikat animatsiooniviga, mida on väga raske märgata. Chili kõne ajal hakkab Bluey silm ootamatult värisema. Aga nagu me ütlesime, see juhtub vaid mõne kaadri jooksul, mistõttu on seda väga raske märgata. Nagu minisoodis, trummid külastavad Chili, Bluey ja Bingo muusikapoodi, et uurida viiulitundide kohta Bingole. Ja stseenis, kus Bingo mängib trummi, märkasime väga kummalist viga. Just sel hetkel, kui taustale sisse suumida, näeme Chili ja Bluey'd. Aga vaata Bluey jalga. See tundub ebaproportsionaalne. Ja see pole veel kõik. Bluey hõljub siin ka õhus. Tema jalad ei puuduta maad. Aga mõne sekundi pärast on ta jälle normaalne. Millal Bluey õppis õhus hõljuma? Jätkame. Episoodis Bob Bilby märkasime naljakat järjepidevusviga. Viga juhtub siis, kui Bingo ronib bandiiti selga. Just sel hetkel, kui Bluey teeb banditist ja Bingost pilti, näeb bandiiti nägu, mis telefoniekraanil kuvatakse, välja teistsugune kui see, kuidas ta tegelikult välja näeb. Kui me vaatame tema tegelikku nägu, on ta silmad täiesti kinni. Aga ekraanil on ta silmad veidi avatud. Kui läheme tagasi mini-minisoodi trummid juurde, kus nägime Bluey'd õhus hõljumas, märkasime veel üht veidrat viga. Ja tundub, et see muusikapood on maagiline. Just siis, kui Chili räägib poetöötajaga koos Bluey ja Bingoga, võime taustal märgata erinevaid muusikainstrumente. Aga keskendume praegu ainult neile 3 esemele. Nagu näeme, on otse Bingo taga ristkülikukujuline kõlar ja selle kõrval ruudukujuline kõlar. Ja lisaks on seal ka trumm. Aga viga on selles, et hetke pärast, kui Bingo hakkab trummi mängima, märkame, et ristkülikukujuline kõlar on kadunud. Ja trummi kõrvale on maagiliselt ilmunud veel üks kõlar. Nüüd räägime veel ühest kadumise juhtumist. Episoodis TV-pood külastavad bändid Bluey ja Bingo toidulisandite poodi. Kui bändid uurib toidulisandeid, siis Bluey ja Bingo lõbutsevad turvakaameratega mängides. Aga viga on selles, et ühes stseenis märkame, kuidas üks terrier jalutab mööda riiulist, millel on 5 purki valgupulbrit. 2 üleval ja 3 all. Vaatame ka aega siin. Aeg on 3 tundi, 17 minutit ja 56 sekundit. Aga täpselt 12 sekundit hiljem näeme sama riiulit uuesti. Aga seekord on seal ainult 2 purki valgupulbrit. Kuhu ülejäänud purgid kadusid? Ega keegi ometi ei võtnud vaid 12 sekundiga 3 purki ära. Episoodis Pass the Parcel märkasime seni kõige veidramat viga. Lucky isa juhib mängu Pass the Parcel, kuid ta on reeglid muutnud. Vaadates vanemate reaktsiooni võib kindlalt öelda, et neile see ei meeldi. Aga oota, siin on üks viga. Kui me zoomime Jasper G ema peale, siis märkame, et tema käsi näeb natuke imelik välja. Tal on sõna otseses mõttes 2 kätt ühel pool. Paistab, et animaatorid panid tema käe valesse kohta. Kui sulle video siiani meeldib, ära unusta jätta laigi. Nüüd räägime jälle Banditist ja tema karvaprobleemidest. Nagu me kõik juba teame, on Bandit sageli karvaga seotud animatsioonivigade ohver ja me leidsime veel ühe. Episoodis Mini Bluey, kui ta valmistab Blueyle ja Bingole hommikusöögi võileiba, kaob hetkeks karv tema pea tagaküljelt. See juhtus sõna otseses mõttes vaid mikrosekundiks, aga meie terav silm suutis selle tabada. Tagasi episoodi Bob Bilby juurde minnes märkasime veel üht järjepidevusviga. Täpselt siis, kui Bingo näitab Bob Bilby seiklusalbumit, võime märgata, et ka Jasper V ilmub seal. Aga probleem on selles, et kui vaatame tema kätt, on see must, kuid tavaliselt on tema käed pruunid, nagu näeme tema varasemates esinemistes. See on järjepidevuse viga. Nüüd vaatame veel üht järjepidevuse viga. Osas vanaemad mängivad Bluey ja Bingo rollimängu, teeseldes, et nad on vanaemad nimega Janet ja Rita. Ühes stseenis, kus vanaemad lähevad autosse, võime märgata, et nende jalad lähevad läbi autopõranda. Aga viga on selles, et hetke pärast, kui vanaemade auto kokku põrkab, on näha, et auto põhi on täiesti terve. Seal ei ole kohta, kust jalad saaksid läbi minna. Aga varem nägime selgelt, kuidas nende jalad läksid läbi põranda. Nüüd on järgmine viga täiesti naljakas ja loomulikult on see seotud vaese bändidiga. Ühes episoodis mängib bändid koos Bluey ja Bingoga rollimängu, teeseldes, et ta on haaratsimasin. Pärast seda, kui lapsed ründavad bänditit, kuna ta ei lase neil lõputuid jäätisekausside võita, lööb bändit oma jala vastu lauda ära. Nüüd vaadake hoolikalt, nagu siin näha on.
Bandit lööb oma parema jala ära, kuid hoiab valust kinni hoopis vasakust jalast ja kui ta on õhtusöögi laua taga, on tal jälle parem põlv seotud. Tõsiselt, animaatorid peaksid Banditile veidi puhkust andma. Episoodis Takeaway näeme, et inimene, kes vastutab Banditi tellitud toidu valmistamise eest, töötab poes sees ja võtab hiilerite pere tellimuse kätte. Pane tähele, et tema karv on peas täiesti hele. Siiani on kõik korras. Kuid kui jõuame episoodi lõppu, ilmub restorani naine välja ja annab lõpuks Banditile tema tellimuse üle. Pane tähele, et tema karv ei ole enam täiesti hele, vaid hoopis alumine pool on hele ja ülemine pool on hall. See näitab, et selles episoodi osas oli veel üks animatsiooniviga. Liikudes edasi, episoodis Jõuluujumine märkasime tõeliselt huvitavat viga. Selles on kogu hiileri perekond kokku tulnud ja avab oma kingitusi. Kuid kui on Muffini kord oma kingitus avada, juhtub midagi üleloomulikku. Pane tähele, et pakk on korralikult pakitud, nagu peab, tavaliste kingipaberi voltidega. Aga kui Muffin kingipaberit ümber kingituse rebib, siis kui vaatad karbi küljele näed, et pakkepaberi voldid kaavad lihtsalt ühe hetkega ilma põhjuseta. See tundub nagu Muffini maagia. Ühes episoodis mängivad Jack, Rusty ja Mackenzie mängu, kus nad teesklevad, et on kosmoselaevas. Aga viga juhtub siis, kui Jack ja Rusty viivad Mackenzie tagasi tema kosmoselaeva. Pane tähele, et kõik on normaalne, välja arvatud Mackenzie. Tema kulmud on lihtsalt kadunud. Kui sa vaatad seda episoodi, näed, et tema kulmud on alati olemas, välja arvatud selles stseenis. Episoodis Seljakotirändurid näeme Banditit ja Chillit meenutamas oma noorust, kui nad reisisid koos enne laste saamist. Aga praegu kannavad nad seljakottide asemel oma 2 tütart, Soksi ja Muffinit. Pane nüüd tähele, et Banditi jalgade juures ja Chilli saba taga on mõned mänguasjad, mille Bingo ja Bluey on vedelema jätnud. Aga kui sa vaatad episoodi edasi, näed, et juba järgmises stseenis on mänguasjad lihtsalt kadunud, just kui keegi oleks need ära pannud, mis on võimatu, arvestades, et kogu pere mängib koos. Tundub, et animaatorid unustasid esemed stseeni tagasi panna. Episoodis Oja juhtub midagi kummalist Mackenziega. Aga enne kui me seda viga vaatame, peame vaatama Mackenzie välimust. Tal on mustvalge karv ning tema 2 tagumist jalga on erinevat värvi. Vasakul jalal on rohkem musta karva ja paremal jalal rohkem valget karva. Aga selles episoodis juhtub lõpus midagi naljakat. Kui nad jõuavad tagasi ojaretkelt, saavad kõik mustaks ja neil on jalad mudased. Aga oota, vaata Mackenzie jalgu. Ühes stseenis olid mõlemad jalad tavalised, aga järgmises stseenis muutusid need äkitselt valgeks. Kui läheme tagasi episoodi Seljakotirändurid juurde, märkame veel mõningaid vigu. Stseenis, kus Bandit läheb sarvesaiu ostma, näeme, et kui ta jõuab müüja juurde, on Bingo laigud tavalised. Me näeme tema peas olevat laiku ja ümmargust laiku tema seljal. Aga kui Bandit võtab rahakotist raha, siis pane tähele, et korraks sulanduvad Bingo pea ja seljalaigud üheks. Kuid kohe, kui stseen zoomib välja, näed, et laigud on jälle maagiliselt eraldunud. Lisaks märkame samas stseenis, et kohe kui Bandit haarab banaani, on Bluey seljalaigud nihkunud tahapoole ja on vaevu nähtavad. Aga kui stseen vahetub, on need 2 laiku Bluey küljel selgelt nähtavad. Aga kuidas see võimalik on, kui vaid pool sekundit tagasi olid need veel tahapoole nihkunud? See on kindlasti suur mõistatus. Nagu episoodis Isa robot, leidsime kõige veidrama vea üldse. Kui Bluey ja Bingo ründavad mänguliselt Banditit, juhtub Blueyga midagi kummalist. Kui me selle stseeni aeglaselt esitame ja õigel hetkel peatame, näeme seda viga. Ma arvan, et me ei pea seda viga rohkem selgitama. Bluey näeb välja nagu veider ninasarvik. Episoodis Haigla teeskleb Bluey arsti ja Bandit on tema patsient. Selles stseenis võtab Bluey Banditilt sideme ära ja viskab selle vaibale. Aga vaid mõne stseeni pärast kaob side ära, ilma et keegi seda puudutaks. Vastupidiselt oma nimele pole episood täiuslik, sugugi täiuslik, sest märkasime naljakat animatsiooniviga. Vaata seda Bluey pilti seinal. See on seal olemas. Aga kui stseen vahetub, kaob pilt ära. Episoodis Ema ja isa mägi näeme, et kui Chili ukse avab, pole tema käes midagi. Aga järgmises kaadris ilmub kotti justkui võluväel. Ja stseenis, kus Bingo hoiab binoklit, näeme tema sõrmi binoklil, kuid tema käsivars puudub. See järgmine viga on tõeliselt naljakas ja ohvriks on taas vaene Bandit. Osas küünis mängib ta Bluey ja Bingoga rollimängu, kehastades küünismasinat. Kuid pärast seda, kui ta keeldub neile lõputult jäätist andmast, alustavad lapsed täiemahulist rünnakut ja Bandit lööb oma jala vastu lauda. Nüüd läheb asi naljakaks.
ta lööb selgelt oma parema jala ära, kuid tõstab siis valust hoopis vasaku jala üles. Ja hiljem õhtusöögilaua taga on hoopis tema parem põlv maagiliselt seotud. Kas bändit ei tee vahet vasakul ja paremal? Või siis ei tee seda animaatorid? Episoodis Barky Boat mängivad Mackenzie ja Captain Barky Boati, kui Mia ja Bluey neid segavad. Ja taustal näeme Calypsot, kes istub suure kivi peal ja koob midagi. Siiani kõik korras. Hiljem episoodis jooksevad Captain ja Mia koos mängima, jättes Bluey ja Mackenzie oma vahele. Kui Calypso tuleb Bluey ja Mackenzie juurde, võime märgata, et kivi, millel Calypso istus, on endiselt seal. Aga hetked hiljem, kui Barky Boats kihutavad mööda purskkaevu alla, ei ole taustal enam kivi näha. Kuhu see kadus? Ma ei usu, et keegi siin oleks suutnud seda kivi ära tõsta. See on kindlasti animatsiooniviga. Episoodis Oja juhtub Mackenziega midagi kummalist. Aga enne kui me seda viga vaatame, peame vaatama Mackenzie välimust. Tal on must ja valge karv ning tema 2 tagumist jalga on erinevat värvi. Vasakul jalal on rohkem musta karva ja paremal jalal rohkem valget karva. Aga selles episoodis juhtub lõpus midagi naljakat. Kui nad jõuavad tagasi Ojast, saavad kõik mustaks ja neil on muda jalgadel. Aga oota, vaata Mackenzie jalgu. Ühes stseenis olid mõlemad jalad tavalised, aga järgmises stseenis olid mõlemad äkki valged. Episoodis Muild tahab Judo väga mängida mullas koos Bluey ja Bingoga, aga ta ei tohi ennast mustaks teha. Hiljem episoodis näeme Judo kurvana oma maja ees trepil istumas. Nüüd vaata hoolikalt. Kui Wendy läheb Judo kõrvale istuma, et teda lohutada, läbib Wendy saba trepiastmeid. See juhtub vaid hetkeks, aga meie teravad silmad suudavad selle siiski märgata. Jätkame. Episoodis Hotell mängivad Bluey ja Bingo lõbusat mängu. Mängu ajal juhtub naljakas viga. Kui Bluey lükkab Bingot voodis, näeme Bingoga midagi kummalist juhtumas. Kui vaatame Bingot lähemalt, siis näeme, et tal on seljal pruunikas karv. Kui Bluey sel hetkel Bingot voodis lükkab, on Bingo seljakarv kadunud. Tavaliselt peaks tema karv selline välja nägema, aga selles stseenis näeb tema karv täiesti imelik välja. Teise animatsioonivea leidsime episoodis Spioonimäng. Selles episoodis tulevad Bluey ja tema sõbrad kokku lõbusaks grillipeoks pargis. Bluey ja Mackenzie mängivad spioone, püüdes koguda karvanäidiseid, et teha erilist võlujooki. Aga asjad lähevad segamini ja tekib palju segadust. Äkitselt tekib suur tulekahju ja nende õhtusöögiplaanid lähevad sassi. Nüüd pole mitte ainult lugu täis pöördeid ja keerdkäike, vaid isegi selle osa animatsioon on veidi segane. Kui Bingo ja bändid peaksid koos vannitoas olema, ootab bändid, kuni Bingo lõpetab tualetis käimise. Midagi naljakat juhtub. Bändid on hoopis õues ja grillib vorste grillil. Kuidas ta nii kiiresti sinna jõudis? Ja siis üllatus. Bändid ilmub maagiliselt vannituppa Bingo juurde ja aitab käsi pesta. Kas ta oskab nüüd teleporteeruda? Aga see pole selle osa ainus animatsiooniviga. Peol tagasi, kui Bluey ja Mackenzie tormavad oma võlujoogi jaoks rohkem juukseid koguma, pane tähele üht kavalat animatsioonidetaili. Kohe pärast nende lahkumist näed Honeyt ja Chloe'd rõõmsas poosis, kuid hetk hiljem, ühe kiire pilgutusega lähevad nad järsku peituse asendisse ilma sujuva üleminekuta. See on väike detail, mida on lihtne vaatamise ajal märkamata jätta, kuid kui sa video peatad ja lähemalt vaatad, märkad seda kindlasti. Nüüd räägime ühest veast ühes armastatuimas Bluey episoodis. Ja ma räägin tõepoolest sellest telkimise episoodist. Ühes stseenis, kus Bluey ja tema pere on koos onu Striibi perega lõkke ääres vahukomme röstimas, märkasime väga naljakat viga. Kui Striip silmad kinni paneb, näeme, et üks tema silmadest sulgub vastupidises suunas, just kui oleks see tagurpidi. Välimine silm sulgub aga normaalselt. See, mis on stseeni seespool, on justkui tagurpidi. Ja me nägime seda kõike sõna otseses mõttes silmapilkselt. Episoodis Musisuudlus ei taha Bluey ja Bingo, et Chili annaks bänditile musisuudlust. Nii et nad teesklevad, et on bandiiti ihukaitsjad, hoides teda Chili eest turvaliselt. Hiljem episoodis näeme, kuidas nad sisenevad pesuruumi. Nüüd vaata hoolikalt. Kui zoomime pesuküna kraanidele lähemale, siis näeme, et soe kraan on vasakul ja külm paremal. Samuti on soe kraan suunatud vannitoa ukse poole. Aga viga on selles, et kui bändid tuleb vannitoast välja, on kraanid nüüd kohad vahetanud. Nüüd on soe kraan paremal ja külm vasakul. Tundub, et kraanil on oma tahe. Nüüd on järgmine viga tõesti naljakas. Episoodis Lemmikasi vaatame korraks Bingo taldrikut. Nagu näeme, on Bingo taldrikul 4 kirstomatit. Kui ta üritab neid kahvliga võtta, kukub üks laualt maha ja teine lendab ning pritsib bänditi pähe. Nii et nüüd on alles ainult 2, eks?
aga viga on selles, et hetke pärast, kui näeme taldrikut teise nurga alt, on seal ikka 4 tomatit. Nüüd seda nimetame tomati paljunemise võluks. Vaatame nüüd teist järjepidevuse viga. Osas vanaemad mängivad Bluey ja Bingo rollimängu, teeseldes, et nad on vanaemad nimega Janet ja Rita. Ühes stseenis, kus vanaemad autosse sisenevad, võime märgata, et nende jalad lähevad läbi sõiduki põranda. Aga viga seisneb selles, et hetke pärast, kui vanaemade auto avarii teeb, on näha, et auto põhi on täiesti terve. Jalad ei saaks sealt kuidagi läbi minna. Aga varem nägime selgelt, kuidas nende jalad läksid läbi põranda. Osas Vaibasaare mängivad Bluey ja Bingo, et nad elavad tagaaia üksikul saarel ning leiavad Banditi, kes on rannale uhutud. Bandit peab oma sisemise lapse omaks võtma, kui ta tahab teha Bingo ja Bluey Vaibasaarest oma kodu. Episoodi lõpus naaseb Bandit oma koju mängusaarelt. Kui Bandit vaatab tüdrukuid oma majast, võib taustal märgata puud, kuid järgmises stseenis kaob see puu ära. Varem oli selgelt näha, et seal oli puu. Veelgi kummalisem on see, et pärast kadumist ilmub puu mõne hetke pärast uuesti. Tundub, et puu mängib peitust. Episoodis Karriotsing lähevad Bingo ja Bandit Mackenzie koju karri vahetama. Kui nad majani jõuavad, vaata seda ust siin. Nüüd jäta selle kujundus meelde, sest kohe juhtub midagi kummalist. Pärast karri vahetamist lahkuvad Bingo ja Bandit majast ning ühes stseenis näeme maja kaugemalt, aga vaata ust. See on täiesti teistsugune kui enne. Ja see pole veel kõik. Selles episoodis on veel vigu. Kui Mackenzie ema maalib Bingo nägu, pane tähele, et ta hoiab käes musta värviga pintslit. Aga kui ta näitab Bingole tulemust, näeme, et ta joonistas musta värviga valged vurrud. Ja naljakas on see, et tal polegi valget värvi. Osas kohvik viib Bandit Bluey mänguväljakule ja ta kohtub uue sõbra Winniga. Tundub tavaline, eks? Aga vaata hoolikalt. Kui Winnie ja tema isa parki jalutavad, on kõnniteel lahedad horisontaalsed triibud. Aga kohe, kui nad väravast läbi lähevad, on triibud kadunud. Kas see on maagia või salakaval viga? Ja see pole veel kõik. Vaata kivikesi. Alguses on üksik kivike Bluey laua ees ja 3 paremal. Aga kui me vaatame seda teise nurga alt, on ees olev kivike kadunud ja paremal pool on äkki palju kivikesi. Kas keegi ajas terve koti laiali, kui me ei vaadanud? Või unustasid animaatorid lihtsalt ära? Nüüd liigume järgmise juhtumi juurde. Osas lõõgastu on Bluey ja Bingo just vanni hüppamas. Vaata just sinna. Näed seda šampoonipudelit? Sinine silt on lastele täiesti nähtaval. Aga oota, kohe kui nad vanni hüppavad, on silt kadunud. Nüüd on see teistpidi. Osas Karriotsing lähevad Bingo ja Bandit Mackenzie koju, et karrit vahetada. Kui nad majja jõuavad, vaata seda ust siin. Jäta selle kujundus meelde, sest kohe juhtub midagi kummalist. Pärast karri vahetamist lahkuvad Bingo ja Bandit majast. Ja ühes stseenis näeme maja kaugemalt. Aga vaata ust. See on täiesti teistsugune kui enne. Ja see pole veel kõik. Selles osas on veel vigu. Kui Mackenzie ema maalib Bingo nägu, siis pane tähele, et ta hoiab musta värviga pintslit. Aga kui ta näitab Bingole tulemust, siis näeme, et ta on musta värviga valged vurrud maalinud. Ja see naljakas on see, et tal pole isegi valget värvi. Osas nukk märkasime hulga vigu. Vaata diivanit. Seal on ainult padi. Aga hetk tagasi oli seal ka raamat. Ja jälle, mõni hetk hiljem, kui näeme tuba teise nurga alt, on raamat tagasi diivanil, kuid seekord on sellel mõned joonistused peal, samas kui varem polnud selle kaanel midagi. Ja see pole veel kõik. Selles stseenis keskendusin riiulile. Nagu näha, on see täis erinevaid esemeid. Aga kui näeme riiulit teise nurga alt, on kõik riiuli esemed kadunud. Isegi keskmiste riiulite arv muutus. Varem oli seal ainult 1, aga nüüd on neid 2. Ja selle osa viimane viga on stseenis, kus Bandit veereb trepist alla. Tundub, nagu ta oleks lõksus ühes ja samas tsüklis, sest seinal olevad pildiraamid korduvad pidevalt. Kui läheme tagasi episoodi Karriotsing juurde ja näeme lennujaama vaadet, märkame üht naljakat viga. Vaata lennujaama hoone peal olevat silti. See konkreetne silt hõljub õhus. Ja samuti, kui Healeri tüdrukud FaceTime'ivad Banditiga, näeme tahvelarvuti zoomitud vaadet. Pane tähele, et Chili hoiab tahvelarvutit mõlema käega, aga kui stseen zoomib välja, näeme, et Chili hoiab tahvlit ühe käega ja Bingot teisega. Ja samuti on väga lahe, et Bluey oskab selles vanuses heegeldada. Meile meeldib jagada animatsioonivigu, mida Bluey multikas leiame. Ja täna on meil veel mõned vead, mida teiega jagada. Näiteks episoodis Draakon märkasime segadust tekitavat viga.
see osa näitas meile huvitavaid ja lahedaid asju Chilli kohta. Episoodist saime ka teada, et Chilli ema oli väga lahe inimene, kes julgustas oma tütreid tegemas seda, mis neile meeldib. Ja teine lahe asi, mida märkasime, oli Chilli oskus joonistada vasaku käega, mis näitab, et ta on vasakukäeline. Kuid me märkasime tema käe kohta üht peent viga. Siin näeme, et Chilli joonistab vasaku käega. Kuid episoodi hilisemas osas, kui ta ütleb, et tema käed on valusad, hoiab ta paremat kätt, just kui see oleks valus. Meie ei tea, kuidas teil on, aga meie jaoks ei tundu see eriti loogiline. Kas ta ei peaks siin hoopis vasakut kätt hoidma? Igahaes ei muuda see fakti, et see on üks parimaid Bluey osi üldse. Cricket on kindlasti üks meie lemmikosi, aga selles juhtub midagi tõeliselt kummalist. Me teame, et Rusty ja Jack on parimad sõbrad ning Rusty külastab mõnikord Jacki. Ja stseenis, kus Jacki ema tuleb neile kooli järele, jookseb Jack teda kallistama, aga vaadake tähelepanelikult. Jack ei kallista kedagi. Võib-olla Jack kallistas kedagi, keda ainult tema nägi. Või tegid animaatorid väikese vea. Oleme juba rääkinud mitmest animatsiooniveast, mida märkasime episoodis Oja. Ja täna leidsime samast episoodist veel ühe vea. Stseenis, kus Bluey, Bingo ja Mackenzie jalutavad ojas, näeme, kuidas mõned kullesed kõditavad laste varbaid. Aga viga on selles, et järgmises stseenis pole kulleseid enam kusagil näha. Nagu 1 sekundiga kadusid kullesed lihtsalt ära. Episoodis Võluaspar oli kummaline animatsiooniviga, kus Bingo käpp läks läbi Lucky isa jalgade, aga sellest rääkisime juba ühes oma varasemas videos. Aga me märkasime selles samas episoodis veel üht viga. See viga juhtub kohe episoodi lõpus, kui Bluey lõpetab oma köögiviljade söömise ja lahkub laua tagant. Kui sa videot aeglustad, märkad, et korraks läheb Bluey pea toolist läbi, kui ta püsti tõuseb. Bluey on tõesti maagiline. Nüüd vaatame veel üht järjepidevusviga. Episoodis Vanaemad mängivad Bluey ja Bingo rollimängu, teeseldes, et nad on vanaemad nimega Janet ja Rita. Ja ühes stseenis, kus vanaemad autosse lähevad, näeme, et nende jalad lähevad läbi auto põranda. Aga viga seisneb selles, et hetke pärast, kui vanaemade auto kokku põrkab, näeme, et auto põhi on täiesti terve. Jalad ei saa sealt enam läbi minna, aga enne nägime selgelt, kuidas nende jalad põrandast läbi läksid. Jätkame. Jõuluujumise episoodis märkasime väga huvitavat viga. Selles on kogu Healeri perekond kokku tulnud ja avab kingitusi. Kuid kui Muffin on kord oma kingitust avada, juhtub midagi üleloomulikku. Pane tähele, et pakk on korralikult pakitud, nagu peab, tavaliste kingipaberi voltidega. Aga kui Muffin kingipaberit rebib, siis kui vaatad karbi küljele, näed, et pakepaberi voldid kaovad lihtsalt ühe hetkega ilma põhjuseta. See tundub nagu Muffini maagia. Järgmisena episoodis Muda naudivad Bluey ja Bingo mängimist suures mudahunnikus ning Judo tahab meeleheitlikult Bluey ja Bingoga mudas mängida, kuid ta ei tohi ennast mustaks teha. Hiljem episoodis näeme Judot kurva näoga oma maja eest trepil istumas. Nüüd vaata hoolikalt. Kui Wendy läheb Judole lohutuseks kõrvale istuma, läbib Wendy saba trepiastmeid otse läbi. See juhtub vaid hetkeks, kuid meie teravad silmad suutsid selle märgata. Episood Pardikook on kindlasti üks naljakamaid osi, mis pani mind ka Banditist kahju tundma. See on see episood, kus ta hea isana üritab teha pardikujulist kooki, kuid ebaõnnestub täielikult, kuid viga ei seisne selles. Kui Bandit pakub Bluele, et ta annab talle kuldseid, kuldtähekleebiseid iga mänguasja eest, mille ta päästab, mis on päris hea diil. Pane tähele, et kleebiseleht on terve. Ja kui ta kohe pärast seda kööki jõuab, on lehel 1 täht vähem. Siiani ei saa me öelda, et see on viga, sest ta võis teel elutoast kööki mingil hetkel kleebise panna. Aga siis, kui ta naaseb elutuppa, et Blueyga rääkida ja hoiab kaussi, millest ta teeb koogitainast, näeme teda jälle kleebise lehte hoidmas ning see on jälle terviklik. Nüüd saame kindlasti öelda, et see oli viga. Ja kui sulle video meeldib, siis ära unusta vajutada meeldib nuppu. Episoodis Geeklaud näeme, kui Bluey ja Bingo mängivad, et nagu igal geeklaual on mõlemal poolel istujal käepide, millest kinni hoida. Aga kui Bandit liitub, et lastele õppetundi anda, näeme, kuidas Bluey libiseb mööda geeklauda alla, kuni ta põrkab Banditi selja vastu. Küsimus on, kuidas on võimalik, et Bluey seda teeb, sest seal peaks ees olema käepide. Selgelt peaks käepide sel hetkel olema Bluey ja Banditi vahel, aga see on lihtsalt kadunud. Kui Bluey ja Bingo on Banditist vastaspoolel, näeme, et käepide on kadunud. Aga see pole veel kõik. Kui Chloe ilmub ja proovib tüdrukuid aidata, näeme, et sel hetkel ilmub käepide uuesti. See on selgelt loogikaviga. Osa näojutt ajal peavad Bluey, Bingo, Sox ja Muffin omavahel videovestlust.
ning samal ajal, kui nad vestlevad, joonistavad nad ka. Kuid hiljem selles osas tahab Stripe oma telefoni tagasi, kuid Muffin keeldub seda andmast. Ja Stripe hakkab Muffinit taga ajama, kes jookseb tema telefoniga. Ja see kõik toimub samal ajal, kui videokõne veel kestab. Hiljem selles osas libiseb telefon kogemata Muffini käest ja lendab rõdult välja. Aga oota, vaata siia. Kui telefon lendab õhku, kestab videokõne endiselt. Aga kaamera kaudu näeme, et rõdu on tühi, mis tähendab, et seal pole kedagi. Aga kui vaatame Muffini kaamera kaudu, näeme, et Muffin, Stripe ja Trixie on rõdul. See on nüüd küll veider viga.